tere, mina olen Janno ja mina räägin teile täna sellisest huvitavast raamatust, nagu on Elli kirjad Pille Arneki poolt. Aga selle jaoks, et mu jutt ei oleks sinna päris arusaamatu ja mõttetu, siis ma seletan teile esmalt mõnda peategelast, kes meil siia raamatus tuleb. See siin on Elli. Tema on siis meie loo peategelane. Ta on 13-14-aastane tüdruk, kes on väga uudishimulik ja julge. Temal on siis see, kellel on need kirjad kirjutatud ja see siin on Noora. Ta on Elli parim sõber ja ta on sama vana, kui on Elli. Ta on väga mänguhuviline, aga jah, kahjuks läheb tema juba 22. leheküljel minema ja nii kaugel nende sõprus saigi Elliga, aga jah, siin on siis Henn, kes on pigem julge ja hästi kohanduv inimene. Ta on suht müsteeriline, ma ütleks, et ta saadab inimesel, kes elab 2018 aastal, kirju 1918 aastal Narvast sõja ajal. Et jaa, äge. Aga nüüd olen mina piisavalt seletanud, kes on need peategelased. Ülejäänud on teie enda ära arvata ja nüüd me hakkame rääkima, mis seal raamatus ka tegelikult toimus. See raamat räägib ühest ilusast või ainulaadsest külast, kus on 5 talu. Nendest 5 talust elatakse ainult 4. Põhimõtteliselt on seal 5 talu keskel on üks piimapukk, kuhu on siis kinnitatud 5 postkasti, üks igale talule. Aga selle jaoks, et see 5 postkast raisku ei läheks, võtavad Noora ja Elli mõlemad endale ülesandeks, et panna sinna sisse üksteisele kirju ja niiviisi värakaid kaarte. Aga see mäng ei jää kauaks kestma, seepärast et Noora peab ära kolima. Sel viimasel päeval, kus Noora oli ära kolimas, läks Elli, lootsid, et seal on viimane kiri Noora poolt selle postkasti juurde. Aga seal ei olnud seda kirja. Või vähemalt mitte Elli poolt seda kirja seal ei olnud. Seal oli 100 aastat tagasi kirjutatud kiri Henni poolt ja Ellil oli kohe selline uudishimu. Ta läks onu Raido juurde, kes käib siis kaitseväes ja kellele seal siis räägitakse palju ajaloos ja keda väga ajalugu huvitab. Ja läks küsima sõja kohta, mis toimus 1918 aastal. Elli saab siis onu Raido juures teada, et 24. veebruaril aastal 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik ja see, kuidas järgmisel päeval koheselt tulid sakslased sissetungiga. Elli saadab kohe pärast seda kirja vastu. Elli räägib selles kirjas Hennile, kuidas see sõber, kellega ta oli enne seda kirjavahetust pidanud, on nüüd ära kolinud. Niimoodi saavadki koheselt Henn ja Elli sõbraks ja hakkavad üksteisele kirju saatma. Kuid Hennil on mitmeid huvitavaid sõpru. Näiteks on tal Johannes, kellega ta on saatnud väga paljudesse imelikudesse situatsioonidesse. Näiteks on nad ainult lihtsalt puhtalt kaaselamise lõbu pärast parvega lahinguvälja juurde. Selleks on veel Hennil sõber Raevalvur, kes on väga sõbralik, lahke, kuid mõnikord range inimene. Tema käest on siis saanud Henn päris palju infot. Kuid kui rääkida nüüd Elli poolt edasi, siis Ellit hakkab aina rohkem huvitama ajalugu ja ta käib pidevalt Raido juures küsimas ajaloo küsimusi. Mis on ka sama põhjus, mille pärast mina soovitan seda lugeda. Sellepärast, et samal ajal, kui sa loed puhast fantaasiat, sa loed tegelikult ka puhtast ajalugu. Aga ühel päeval tahab Elli väga näha seda, kuidas Henn välja näeb. Aga Henn, et temal ei olnud Snapchati ega ühtegi pilti endast ju. Ja sellel momendil näebki Elli, et see lahke, väsinud, karm Raevalvur on tegelikult naine. See on ikka nii äge raamat ju. Okei, aga paneme nüüd naljad kõrvale, eks ju. Et Elli kirjad on väga äge raamat. Nagu ma ka enne mainisin, sa saad lugeda fantaasiat ja ajalugu kokku segatuna ja see, kui lousrikas on olnud Pille nende kirjadega, on lihtsalt väärt tunnustust. Ma loen ühe ette. Tere Elli! 1000 tänu heade soovide eest. Aeg on ju raske ja iga selline kiri toob vahelust ja rõõmu. Küllap on nii ka sinuga. Miks muidu otsustasid kirjutada? Mul on selle kirja üle ülihea meel ja meeleldi kirjutaksin järgmine kord pikemalt. Praegu läheb pimedaks ja tulesid teadupärast põlema panna ei maksa. Vähemalt siin Narvas. Siit tule sakslastega õiendamist. Hämaruse pärast on mu käekiri ka konarlik. Aga ehk saad ikka loetud.
palavalt tervitades Henn. Pille Arnek on Eestis tegutsev autor. Ta on kirjutanud palju erinevaid õpikuid ja raamatuid, nagu on näiteks inimeseõpetuse õpik 1. klassile, eesti keele õpik 1. klassile ja loomulikult Pille kirjad. Ta on sündinud 1982. 20. detsembril ja üllatav huvitav fakt, temast on väga-väga raske leida Google'is fotot. Kuid kuna selles raamatus on nii palju probleeme, siis räägin mina Henni kõige suuremast probleemist. Nimelt nagu ka enne juttu oli, on Eestis sõda. Sakslase sissetung on jõudnud Eestisse ja juba pool aastat Eestit okupeerinud. Siis tuleb punaste okupatsioon ja Hennil on sellest kõigest kõrini. Kõrini sellest, kuidas nende pärast õpetatakse isegi koolipoisse püssi laskma ja kõrini sellest, kuidas ta ei saa isegi loomi talletada, et kas sakslasi või punasi ei märkaks. Ta käib abiks koristamas sodiks pommitatud Narva maju, hoiatamas kodumaa sõdureid punaste eest ja mida veel. Kuid siis ühel õnnelikul päeval, kui Henn oli just haigeks jäänud peajõupõletikku, tuleb suur uudis, et Narva on tagasi ja eestlaste käes. Aga see on päriselt minu poolt kõik ja ma soovin teile head lugemist ja head päeva.